tere tulemast Tarkvel teadul looja Youtube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin selleks, et tuua teieni Tarkvel teadul looja abc neljas osa. Ja kui ma alguses panin kokku enda jaoks seda, et millised teemad võiksid olla sellel teekonnal, siis üks teema, mis kirja sai, oli see, et kuidas vabastada enda emotsioone ja olla oma sisemise oleku valitseja või sisemise seisundi valitseja, enda elu valitseja. mm,. ma panin endale siia ühe muusika, aga ma tunnen, et see isegi natuke vist häirib mind hoopis. igal juhul, aga ma tahaksin tegelikult seda teemat põimida sellise asjaga nagu ajaliinid, sellepärast et see on aktuaalne ühisväljas, minu reaalsuses see teema samamoodi. Ja vaatame, kuidas need kaks teemat omavahel siis põimuvad. igal juhul tegemist on annetuspõhise loengusarjaga, nii et kui sa tunned, et see sulle mingit väärtust loob, siis võid lahkesti mulle tasakaalupunaseid saata, panen siia alla kontonumbri. Lisaks praegu ma salvestan seda osa juba lõviväravate aknas ehk et lõviväravate intensiivsed, transformeerivad, võimendavad energiad on kohal ja sellest tulenevalt anname märku, et juba homme ehk 5. augustil ma alustan siis 3-osalist lõviväravate teekonda, kuhu ma ootan kõiki inimesi, kes soovivad teha upgrade'i ehk uuendust oma energiaväljas, oma kehas, selleks, et joonduda oma parima võimaliku ajaliiniga. Ja me puudutame sellel teekonnal siis 3 olulist keha, millega sa oled seotud, on sinu füüsiline keha, sinu hing ja sinu vaim. Nii et vaatame siis selle teekonna lõppedes, et kuidas see joondus on loodud ja mida see teekond tuua sai. igal juhul ma olen ise väga põnevil ja ootan kõiki, kes tunnevad kutset sellel osaleda. nii, ja ka selle info ma panen siia alla. Lisaks on minul olnud sellel teekonnal, sellel ärkvel teadvel looja abc-l 3 osa juba ja need sa leiad ka ühelt lingilt, mis ma panen siia alla, et kui sa satud seda osa esimest korda kuulama, siis see on 4. osa ja sa saad kuulata teise osa järgi. liblikad võtsid mu tähelepanu ära korraks. on siin palju liblikaid. nii, okei, ühesõnaga, lähme siis teema juurde. Teemaks on siis, kuidas vabastada oma emotsioone ja saada oma sisemise oleku valitsejaks. nimelt tegelikult see, mis meid üldse enda sellisest joondusest ja heast olekust välja viib, on see, kui meil aktiveeruvad mõned emotsionaalsed mm, äh, lained, ütleme siis nii. miks ma ütlen lained, on see, et tegelikult inglise keeles on hästi hea selline tsitaat või ütlus, et emotion is energy in motion ehk et emotsioonid on energia liikumises ja kui me tunneme mingit emotsiooni, vahet ei ole, millist, siis me tunneme tegelikult tugevat energia liikumist enda kehas. see on täiesti vaieldamatult tuntav igal inimesel. ja olenevalt siis sellest emotsiooni sagedusest kaasneb siis tegelikult see tunne, mille kaudu me suudame eristada, millist emotsiooni me parasjagu tunneme. Nüüd emotsioone on võimalik tunda, nagu meid vanasti on õpetatud, siis nii, et me lähme nendega hästi kaasa. ja kui me tunneme näiteks positiivseid emotsioone, siis me laseme sellel nagu ennast kaasa tõmmata ja kui me tunneme negatiivseid emotsioone, siis me lähme samamoodi nendega kaasa. ja küll aga on see vahe, et tegelikult inimesed neid nii-öelda negatiivseid ehk madalama võnkesagedusega emotsioone
nimetavad siis halbadeks emotsioonideks ja nad ei soovi neid eriti kogeda. Seda on taaskord meile õpetatud, ära nuta, ära ole kurb, ära, ma ei tea, ära vihasta, ära näita oma viha jumala eest välja ja nii edasi, ära leina, saa kähku asjadest üle. Et ühesõnaga, kuna mingil, kuna neid madalama sagedusega emotsioone on ebamugavam kehas taluda, siis on nende eiramist meile nagu õpetatud, et saame nendest kiiresti lahti ja eirame neid tundeid. Mis aga see tegelikult teeb, on see, et kui me oma tundeid ehk oma emotsioone ei tunne lõpuni, siis nad jäävad kuhugi kehavälja kinni. Ja pika aja jooksul tunnete allasurumine võib viia selleni, et sa koged mõnda füüsilist haigust, füüsilist aistingut. Haigus on siis keha sõnum, et sul on midagi kuskil kinni ja vajab vabastamist. Ja ühesõnaga, sa võid kogeda siis lõpuks haigust, kui sa oled oma emotsioone liiga kaua alla surunud. Või siis teine asi, mis emotsioonid teevad, nad viivad meid nii-öelda siis sellisest neutraalsest, rahulikust keskmes olekust välja. Me lähme emotsioonidega kaasa. Nüüd, kuidas siis saavutada seda, et emotsioon ei viiks meid keskmest välja või, või kui ka viib, et siis see ei oleks pikaajaline ja ei muutuks meie jaoks ühel hetkel haiglaslikuks, siis selleks on vaja ennast mõnes mõttes nagu kõigepealt teadvustada endale, mis asi on emotsioon, on ju. et, et see on energia liikumine kehas ja see on lihtsalt energeetiline laine. Ja teine asi on siis, et sa teadvustad seda, et sa ei ole see tunne, vaid sa koged seda tunnet. Ja kui sa koged seda tunnet, siis tähendab seda, et sa oled nagu juba nagu kaks eraldi asja. On tunne ja oled sina. Ja sina saad olla selle tunde puhul ka vaatleja. Ehk et keegi, kes tajub, et okei, mul aktiveerus praegu siin kehas mingi tunne. Ja nüüd ma lähen, võtan nagu korraks time out'i kõikidest igasugustest tegevustest, kui võimalik, ja vaatlen seda. Nagu tajun, kus kohas ta mu kehas on, hingan selles ja luban tal lihtsalt olla. Ja luban sellel tundel enda sees lihtsalt olla ja isegi siis, kui ta on intensiivne ja füüsiliselt ebamugav, siis mitte midagi ei juhtu, kui sa oled oma tundega ja lubad sellel energeetilisel lainel rahulikult mängida. Mängida nagu muusikapala, et sa kuulad justkui muusikat otsast lõpuni läbi. Ja kui see muusikapala siis hakkab otsa saama, siis sealt alt võib tulla välja mõni teine tunne, mida sa saad siis järgmine muusikapala, mille sa saad otsast lõpuni ära kuulata, tunda, tajuda, vaadelda. Ja siis ühel hetkel tunned, et okei, et nüüd on nagu rahu, nüüd on neutraalne. See on üks viis, kuidas oma tundeid lõpuni tunda. Nüüd see on selline, ütleme, kergemate tunnete või emotsioonide tundmiseks siis sihuke hea lihtne viis. Ja siis sa saad kindel olla, et see tunne ei talletu sulle kuhugi sinu süsteemi. Üks oluline asi selle juures on muideks see, et sa ei, et kui oletame näiteks, et sul aktiveerub viha, siis viha puhul noh, selle aktiveerimise juures tegelikult on alati mingi lugu, mis läheb käima sinu peas, mingi jutt, mis seda tunnet käivitab. Ja selle või selle jutuga ei ole mõtet kaasa minna, sellepärast et muidu võib see emotsiooni tundmine olla väga pikk ja piinarikas, sest et kui sa ketrad kogu aeg ühte sama lugu, siis tunne aktiveerub uuesti, uuesti, uuesti.
ja nende parem oleks tegelikult vaadelda seda, et mis siis selle loo taga on. Kus see, miks see lugu aktiveerib sinus selle tunde. Ja ega me ei saa üle ega ümber oma minevikust ja tihtipeale on niimoodi, et tegelikult täiskasvanuna me kogeme väga palju emotsioone, mis on hoopiski seotud meie lapsepõlvega. Ehk et meie armsad uued elukaaslased või sõbrad või töökaaslased või kes iganes, kõik tegelikult panustavad sellesse, et sinu lapsepõlves alla surutud või lõpuni kogemata valukehad saaksid aktiveeruda. Ja siis tuleb nüüd mängu see teadlikkus, et sa saad aru, et see on tunne, mis aktiveerus ja ma nüüd lähen vaatlusesse ja lasen selle vabaks. Luban tal nagu lõpuni protsessida enda sees. Nüüd teine versioon, mida mina aeg-ajalt praktiseerin, ma vist eelmises osas ka jagasin seda, on selline, et ma tegelikult tunnen kehas mingeid tundeid, võib-olla ärevust, ärevus on üsna selline minu puhul üsna tihekülaline olnud. Ja otse loomulikult seoses lapsepõlvega. Lihtsalt nüüd ma teadvustan seda, onju. Aga igal juhul ma kogen ärevust ja see lülitub sisse vahest täiesti nagu lambi asjade peale, et ma ei saa isegi aru, mille peale see tunne sisse lülitub. Ehk et lugu justkui ei ole, seda aktiivset lugu mu peas ei ole. On lihtsalt tunne. Ja siis ma olen teinud niimoodi, et ma võtan selle oleku, näiteks selle ärevusoleku ja ma lähen sellega hingama. Viskan ennast pikali voodisse, lõdvestan ennast täielikult ära. Annan endale taotluse, et ma soovin näha, mis on selle, ma tahaks öelda, et ebaloogilise ärevuse taga. Ja mis seda põhjustab. Ja siis ma hakkan hingama sügavalt suu kaudu sisse, suu kaudu välja ja sellise, ma nüüd teen teile näite, kuidas ma hingan. see käib umbes niimoodi. Ehk et ma hingan hästi sügavalt kõhuga, aga sellises nagu lained. Ja see tekitab seda, et mu keha saab rohkem hapnikku ja hing ja hingamine, need on omavahel seotud, ehk et mu hingeteadvus kuidagi aktiveerub minu kehas tugevamalt, kui ma hingan. Ja see tekitab omakorda seda, et mingid sellised kohad, mida ma võib-olla niisama, ütleme, normaalses olekus ei suuda registreerida või meelde tuletada, hakkavad mu hingemälust üles tulema. Ja selle hingamise käigus võib olla niimoodi, et kui kehas on palju pingeid ja sa ei ole võib-olla mitte kunagi vabastava hingamisega tegelenud, siis alguses võid kogeda, et sul lähevad lihased krampi, lähevad käed krampi, lähevad jalad krampi, läheb, ma ei tea, kõri krampi, kuskilt võib minna krampi ja see võib tekitada sellist tunnet, et oh, paanika on ju. Selleks siis tegelikult absoluutselt ei ole põhjust. See kramp on tegelikult see koht, kus kehas on mingi pinge, mis tahab vabaneda ja kui sa nagu püüad maksimaalselt uuesti lõdvestuda, et sa ei lase sellel kehaistingul endast välja viia siis tegelikult ühel hetkel see kramp lahtub ja tekib selline surin. Üleüldiselt sellise süva hingamise juures hakkab keha surisema, sest et ta nagu lööb energia kehas käima. Ja siis ühel hetkel vallandub mingi emotsioon. Vahest väga valus, tuleb mingi mälupilt lapsepõlvest. Minul on näiteks vabastava hingamise puhul viimane kord mul reaalselt kogesin vist, ma arvan, mingi 5-6 erinevat valukehavabastust. Kui ma läksin oma ärevust vabastama, või tähendab, ütleme ärevust studeerima läbi hingamise, siis ma leidsin või ühesõnaga, mis sealt, see on nagu selline, mõtlen, ma natuke puterdan, selles olukorras võtab nagu sinu kõrgem mina juhtimise üle ja ta hakkab sulle tegelikult sind läbi juhatama sellest hingamisprotsessist. Nüüd
muidugi ma toon siia ikkagi selle, et kui sa ei ole mitte kunagi ise ennem hoitud ruumis vabastava hingamisega kokku puutunud ja sul puudub selline praktiline kogemus, siis ma ei soovita esimest korda seda üksinda proovida. Ma ikkagi soovitan esimest korda, kõige paremal viisil oleks tegelikult isegi üks-ühele teraapiat kogeda, kus keegi hoiab sulle ruumi, et sa saad seda hingamist teha, et sul on turvaline, et sa tead, et keegi back ib sind, sa saad oma emotsioonid seal välja lasta. Et see võib olla vajalik, sest et inimesed kipuvad ikkagi pelgama oma valusaid emotsioone ja valusaid kogemusi minevikust. Ja tihtipeale tuleb sealt välja selliseid asju, mida sa oled nagu täiesti ära unustanud, ehk et su nagu mingi osa sinust on selle mälestuse täiesti kinni pannud. Sellepärast, et sul oleks lihtsam. Jah, et mõned asjad on olnud lapsepõlves nii kuradi traumeerivad, ma tahaks öelda, et meil on olnud parem neid mitte mäletada, aga samal ajal keha mäletab ja siis ongi mingid olukorrad, kus sa koged ärevust näiteks arusaamatul põhjusel, et mul ei ole justkui näiliselt mingit ohtu, aga mu keha on täiega pinges ja ärevuses, et järelikult keha tunneb selles olukorras ära midagi tuttavlikku, mis oli lapsepõlves ja reageerib. Ja see võib olla üsna tüütu, see ongi tegelikult üsna tüütu, sellepärast et mingites, noh, ma räägin täiesti tavalistes olukordades, pesed nõusid või ma ei tea, toimetad, koristad, teed midagi natuke kiiremini ja juba keha on ärevuses, on ju. Et seal see ei tundu nagu, noh, see ei ole normaalne, see on täiesti ebavajalik ja ärevuses keha on metsikult kulutab energiat, on nagu stressis ja pinges ja selles olekus ei ole üldse hea olla. Ehk et äh, selle hingamise kaudu saavad tulla nähtavale siis need asjad, mis sulle seda emotsiooni või tunnet tekitavad. Samamoodi ka näiteks erinevaid füüsiliste hädade baaspõhjused. ühesõnaga, see hingamine on mõnes mõttes nagu psühhodeelne tripp, aga selle vahega, et sa ei manusta mitte midagi muud kui ainult hapnikku, aga seda natuke suuremas koguses, kui sa võib-olla või väga kindlasti muidu normaalsel ajal hingates teed. ehk et sul tuleb lihtsalt hapnikku rohkem peale, mis avab sinu väljad ja hakkab tulema välja informatsiooni ja vabastust. hakkab toimuma vabastumine. vot nii. ehk et see on üks viis siis, kuidas vabastada emotsioone, et jõuda uuesti sellesse kohta, kus või noh, valukehasid tegelikult on ju. Et jõuda sellisesse kohta, et sina ise oled oma kehas rahulik ja joondunud ja tasakaalus ja sa ei lähe endast välja erinevates absurdsetes mõttetutes olukordades. Nüüd, kui emotsioonilaeng tuleb peale, siis toimubki see, et me ei ole keskmes enam, vaid see emotsioon juhib meid või noh, võtab ju nagu juhtimise üle. olenevalt emotsiooni tugevusest ja olenevalt siis sellest, kui palju sa oled nagu oma enda tervendamisega või puhastamisega juba tööd teinud. Miks ta võtab üle, on see, et kui me oleme lapsena mõne tunde või mõne emotsiooni alla surunud, seda sellepärast, et see on selles hetkes olnud väga tugev võib-olla, sa oled olnud sellises olukorras, et näiteks sinu lähedased inimesed ei ole sinu jaoks piisavalt turvaliselt tundunud, et sa saaksid enda tunde lõpuni tunda. võib-olla on sul olnud nii kriitiline olukord, et sa ei oskagi selles olukorras, sa oledki täis šokis ja sa ei oskagi oma tunnetega mitte midagi muud peale hakata, kui lihtsalt alla suruda, sest seda kõike on liiga palju. Siis täiskasvanuna, kui emotsioon on väga tugev, trigger nii-öelda on väga tugev, intensiivne, siis suure tõenäosusega ongi tegelikult see, kes sinu sees reageerib, on sinu haavatud laps. ehk et ja ta on sellepärast nii tugev, et sa lapsena ei ole osanud selle tundega mitte midagi peale hakata. Ja seal on tegelikult mingi hirm ja valu ja mis iganes süü, häbi, seal võib olla nagu paljude erinevate tunnete kombinatsioon, mis tekitab sellist väga võimsat emotsionaalset laengut, mida sa ei suuda kontrollida ka täiskasvanu kehas. Küll aga
igal juhul ma kutsun sellistes hetkedes peatama kõik tegevused ja eralduma sellest olukorrast korraks, sest et me väga küps ei ole oma emotsionaalseid laenguid suunata kellegi suunas. Äh, et näiteks sul tekib mingi trigger, emotsioon aktiveerub ja see sinu, oletame, see sinu elukaaslane aktiveerib sul selle, siis sa röögid ja karjud tema peale või oled emotsionaalselt lappes tema suunas, siis see tegelikult ei ole kõige küpsem tegevus. küps tegevus on see, et sa selles hetkes võtad ennast nii palju kokku, et sa eraldad ennast sellest olukorrast, hoiad seda emotsiooni, võtad endale eraldi olemise, hingad selles, lihtsalt hingad ja otsid ja kui see tundub väga hullult intensiivne ja sa ei tule sellega toime ja see on mingi korduvmuster ja nii edasi, siis otsi abi. Reaalselt otsi endale mõni terapeut, kes saab sind aidata, et sa saaksid endast selle kohe välja kätte, vabastatud oma sisemise lapse uuesti enda juurde tagasi, turvalisse kohta, sinu kui täiskasvanud inimese juurde, kes nüüd on turvaline. Ähm, nii, ma vaatan, kas selle teema kohta oleks vaja veel midagi mainida. okei okay., ja kuidas see seotud on siis ajaliinidega? nimelt meil on praegu kollektiivne ajaliin hakkab ankurduma või on ära ankurdunud nüüd juba siin, see on nagu täpselt siin aknas praegu, parimale võimalikule maa-ajaliinile ehk et sellesse ülestõusu ajaliinile on toimunud ankurdumine, see ajaliin on kinnitunud. ja meie igaüks oma individuaalsetes kehades samamoodi valime oma ajaliine ja ajaliinide valimine käib läbi igasuguste valikute, otsuste, tegevuste, mida sa igapäevaselt igas sekundis teed. ja see tundub selline oh my god, et nagu nii palju on justkui mängus minu igas otsuses, siis nagu noh, me teeme seda kogu aeg. me ei ole seda lihtsalt enam teadvustanud, me oleme terve elu seigelnud erinevate enda ajaliinide vahel. aga milline see kõige parem võimalik ajaliin saab sinu jaoks olla, on see, kus sa oledki oma emotsioonikehad ära tervendanud, oma valukehad ära tervendanud, oma sisemise lapse enda juurde tagasi saanud. tänu sellele tekib sul sügavam joondus ja ühendus iseenda autentse olekuga. sinu mees ja naisenergia on tasakaalus, sa oled turvaliselt ühenduses maaga ja oma kõrgema juhatuse ehk taevaga ja sellises kohas sa kuuled oma sisemist juhatust, mis juhibki sind kogu aeg parimal võimalikul ajaliinil. kui sa oled mõne emotsiooni või hirmu küüsis või valukeha küüsis, siis need võivad sind viia täiesti teisele ajaliinile, mis ei ole üldse sinu jaoks tegelikult parim võimalik. parimal võimalikul ajaliinil teed sa seda tööd, mis sind tegelikult toidab. sul on sellised sõprussuhted, kus sa tunned rõõmu, need inimesed peegeldavad sulle sinu parimat võimalikku versiooni. Nad on su hinge nagu hingeühendusega sõbrad nii-öelda või tuttavad. sinu paarisuhe on selline, et te ei vaja üksteiselt otseselt midagi, vaid te jagate üksteisega elu, et olete nagu elukaaslased, mitte abikaasad et isegi see abikaasa, see on nagu hästi imelik sõna. et tegelikult ja see tähendab kohe, et ma justkui toetan kellegi peale, siis tegelikult on jube hea, kui sul on keegi, kelle peale toetuda, aga me ei peaks seda tähendab, sul on see teadmine, et sul on. ja kui on tõesti need kohad, kus sa oledki hästi nagu haavatav ja sul on mingi valukeha aktiveerunud, siis on ju suurepärane, kui sul on kõrval kaaslane, kes saab selles hetkes toetada sind, hoides sulle lihtsalt ruumi sinu enda tervenemiseks ja sa ise tead, kuidas juba ennast tervendada. see on parim võimalik ajaliin. ja see on ja parim võimalik ajaliin on paari suhtes selline, et te tegelete tegelikult nagu läbi paari suhte valgustuse poole liikumisega ja selles suhtes on teadlikkus eesotsas, austus, armastus, hoidmine
mm, sinu suhted lastega on läbipaistvad, sa ei suhtu oma lastesse niimoodi, et nad on midagi vähemat või et sa pead neid hullult kontrollima või siis mitte usaldama ja kasutama neid noh, nagu kasutama nende kallal võib-olla verbaalset või füüsilist vägivalda, et nad alluksid su kontrollile. see on kõik on minevik, see uue maa ajal ja sellel parimal võimalikul ajaliinil on meie lapsed, meie õpetajad, meie kaaslased, meie teekaaslased lihtsalt nooremates kehades. Mm, ja see parima võimaliku ajaliini sa valid niimoodi, et sa valid endal parimat. jah, sa lihtsalt valid endale kogu aeg parimat, küsid, mida ma tahan ja valid selle, tood selle endale ära, kuidas iganes. Ja sa julged ennast valida ja sa tead, et sinu jaoks on normaalne ennast valida, endale asju soovida, endale head elu soovida, kuulata, kuhu su hing sind juhatab, milliseid kogemusi sa oled tulnud siia kogema, milliseid tegevusi sa oled tulnud siia tegema. aga selle vaheliini valimine ei pruugi olla alati hullult lihtne. See ei tähenda seda, et sa ei peaks tegema keerulisi ja kaalukaid otsuseid, mis võivad ka tuua välja valu. mina olen oma elus teinud päris mitu väga valusat valikut, mis on tegelikult toonud mind sellesse kohta, kus ma tunnen, et ma olen joonduses endaga ja ma käin oma parimat võimalikku ajaliini praegu. et see ei pruugi olla, see ei tähenda, et see on alati kerge. ehk et seda ei tasu ära nagu sassi ajada. et et parim võimalik ei ole, pruugi olla alati kerge, vaid see on tegelikult kooskõlas sinu autentse olekuga, sinu selle versiooniga, kus sa valid iseennast armastavalt. ja vahest võib olla niimoodi, et sinu valikud teevad teistele haiget. ja see on intensiivne koht, kust läbi tulla. eriti kui sinu valikud teevad haiget sinu lähedastele. aga samal ajal enne vähemalt täiskasvanud inimeste puhul kehtib see, et kui sinu valikud põhjustavad kellelegi valu, siis see on tema valu. ja see ei ole see, et see on nagu ignorantne, et nagu mõnes mõttes, et saa ise hakkama või et nagu, et ma teen, mis tahan, mul on savi, kui sul on valus, see pole see. vaid mul on täiega valus, sellepärast et sul on valus, ma tunnen su valu, aga sa pead ise oma valuga hakkama saama. ma võin sulle, ma võin olla kohal ja tunnistada su valu, aga ma ei võta su valu ära ja ma ei vastuta su valu eest. see on see koht. lastega on natuke teine lugu, sest et lapsed sõltuvad ikkagi hästi palju noh, sõltuvadki vanematest ja nende jaoks on vanemad turvaruum. ja ja kui laste puhul on vaja teha mingeid selliseid valikuid, kus sa pead iseennast valima ja sa tead, et see põhjustab su lapsele valu ja kannatust, siis siis võib-olla, et see on see koht, kus teil on veel mingi karmadünaamika. lihtsalt on niisugune paratamatus, karmadünaamika, noh, ükski vanem ei taha oma lapsele haiget teha, onju, nagu vabatahtlikult, aga ikkagi kipub olema niimoodi, et kõige suuremad valukehad tulevad meile oma vanematelt ja meie suudame oma lastele neid samamoodi põhjustada. ükskõik kui teadlikud me oleme, kui meil on omavahel mingid hingekokkulepped ja mingid karmadünaamikad veel eelmiste elude põhjal, siis need lihtsalt mängivad välja. ja siis on jälle see, et parim võimalik ajaliin ei ole see, et sa püüad vältida oma lapse valu, vaid see on see, et sa oled ta jaoks olemas, sa oled armastavalt ta jaoks olemas, sa tunnistad ta valu, sa näed seda ja sa annad talle mõista, et sa oled ta jaoks olemas. no matter what. see on tegelikult see, mis tekitab lapsele turvatunde. tal on vaja teada, et sa oled ta jaoks olemas, ükskõik mida ta korda saadab, ükskõik milliseid valikuid ta elus teeb. et sa ei lähe ta juurest ära. see ei ole lahku nii-öelda tema kõrvalt ja armastavalt ja kaastundvalt ja mõistvalt. et see nii-öelda teadlikkus sinus säilib.
see parim võimalik ajaliin on see, kus sa oled enda kõige teadlikum versioon ja kõige küpsem versioon, kus sa mängid välja enda kõrgemat südameeetikatarkust kehastad seda ja kõik otsused sellel liinil ei ole ratsionaalsed, absoluutselt mitte. väga palju ebaratsionaalseid otsuseid. Aga sa saad liikuda sellel ajaliinil ainult siis, kui sa julged teha täiesti pööraseid otsuseid, täiesti ebaratsionaalseid. Sa julged astuda läbi sellest hirmust, et sul on ükskõik, tähendab, et sa kardad, mida teised arvavad. Et sa jõuad sellesse kohta, et sul on ükskõik, mida teised arvavad, sellepärast et sinu süda juhatab sind sinna. aga selle puhta südame juhatuseni sa jõuad siis, kui sul on valukehad eest ära. kui sa oled piisavalt teinud oma varjuga nii-öelda tööd. ja see lõviväravate teekond, mille ma alustan, ka kindlasti panustab sellesse, et me saame kehatasandilt maksimaalselt jälle asju eest ära, mis lubavad rohkem hinge ja vaimu energiat kehasse, et sa saaksid ühenduses olla oma parima võimaliku ajaliiniga ja käia oma hingeteed. see on miski, mis on nii-öelda spirituaalses maailmas olnud aktuaalne juba aastaid. kõik püüdlevad selle poole. aga me ei ole seda ära teinud, sellepärast see tulebki, tähendab, me ei saagi lõpuni seda ära teha sa ei saa valmis, vaid see on teekond ja see on kogu aeg nagu paremaks ja paremaks ja paremaks ja paremaks ja paremaks ja paremaks. ja see tähendab seda, et igasugused energiatööd, igasugused enesetervenduse tööd, igasugused eneseloomingu väljendused, igasugused kohad, kus sa saad liikuda selles suunas, et sa saad oma autentsusega rohkem ühendusse, et sa saad oma sisemisest sabotaažist välja, et sa saad oma sisemisest manipulatsioonist välja, oma valudest välja, see on kõik teekond. see võtab aega ja, ja tasub olla nagu iga maha pandud kivi eest tänulik, et jess, saame lähemale iseendale. nii et sellepärast ka ma kutsun sind sellele teekonnale, et see kindlasti annab sulle võimaluse mõned kivid taskust maha panna ja joonduda oma ühendusega, oma parima võimaliku ajaliini ühendusega. ja see on nüüd ühisväljas nii toetatud, sest et meie kollektiivväli on ka saanud selle highest timeline'i nii-öelda kätte ja see on hea uudis, see on suurepärane uudis. nii, mis veel? Minu infovälja jõudis selline asi, et see on tegelikult natuke kontekstiväline, aga siiski ma mainin seda, kuna ma rääkisin siin sellest lõviväravatest, siis 12. on päiksevarjutus. jah, ja selle aja, tähendab sellel päeval on hästi võimsad energiad ja sellel päeval aktiveeruvad need täheseemned, kes on olnud hästi pikalt lihtsalt väljahoidjatena. Nad on sündinud vahemikus 45–65, jah, 1945–1965. paljud neist on juba pensionärid, aga sellest ei ole mitte midagi. igal juhul nende hingemissioonid aktiveeruvad nüüd. kui sa oled olnud pikalt käinud seda spirituaalse ärkamise teed või ka just ärganud igal juhul ja sa tunned, et sa ei ole nagu kätte saanud veel seda enda kohta, et okei, mis see minu ülesanne, see on siis üks asi, mis on olnud sinu ülesanne terve selle aja vältel, ongi lihtsalt selle valgusväljahoidja ehk et kõrgema sageduse väljahoidja. ja kui sa teed tööd iseendaga, siis sa mõjutad ühisvälja. see on olnud lihtsalt väga paljude sellel ajal sündinud täheseemnete missioon, aga nüüd tuleb nendele nagu uus tasand, uus missioonitasand, nii et kui sa oled selles vahemikus sündinud selle 20 aasta jooksul, siis ole tähelepanelik, ole tähelepanelik, mis sinuga toimub pärast 12. augustit. ja mina ka teen siis selles samas päikesevarjutuse päeval siis selle lõviväravate viimase aktivatsiooni ja selles me tegeleme vaimuühendusega
ette võin öelda, et saab olema võimas missioon või võimas aktivatsioon. jah, et kuna need energiad on lihtsalt megad, mis praegu on, toetavad kogu seda energiate liigutamist meie väljade ees ja see on nii põnev. On üldse hästi põnev, kuhu me liigume. ja, ja kui kiiresti, reaalselt, kui kiiresti, et kuskilt tuli selline statistika, mis ma täna meenutada. See vist Galaktilise Föderatsiooni mingi ülekanne oli, kus öeldi, et maal ärkab praegu iga minut 200 inimest. Päris hea tempo, päris hea tempo. nii et vaatame, kuhu me siis kollektiivina siit edasi jõuame, aga igal juhul ei tasu ära unustada, et see, mida me kollektiivina kogeme, algab meie indiviidi tasandilt. ja sellepärast kõik see eelnev info tõesti, ma usun, et paljude jaoks ei ole see midagi uut, aga võib-olla sa said siit enda jaoks midagi, siis lase käiku. kui sul on küsimusi, kui sa soovid, et me soovitaksid sulle mõnda terapeuti, siis kirjuta mulle. Kui sa siit midagi said, siis pane sellele videole like ja jaga seda võib-olla kellelegi, kellele see info on veel vajalik ja kui sa ei ole veel minu kanali jälgija, siis pane subscribe või telli. Ja ikka selleks, et olla ühenduses nende videodega, mida ma siit teile edastan, selle infoga, mida ma teile siit edastan. ja ma tunnen, et nüüd ma olen praegu otsasi kokku tõmbamas selle konkreetse osaga Ärkvel teadvel looja abc ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau.